Tere kõigile minu poolt. Osadega me oleme tuttavad, osadega veel mitte. Täna on kindlasti see võimalus. Minu nimi on siis Robert Punder ja Marek juba tutvustas mind korralikult ära. Nii et küllap te mõistate, et nii noorena selles auväärses palvemajas olla ja siin selles auväärses kantslis on küllaltki aukartust äratav. Ja ka selles seltskonnas, et mul on suur rõõm ja au siin viibida. Ja oma sellise ettekande kõne aluseks ma loen Luuka evangeeliumist 8. peatükist salmid 49-56. Me võime tõusta. Kui Jeesus alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja ütles: su tütar on surnud, ära tülita enam õpetajat. Aga seda kuuldes Jeesus vastas Jairusele: ära karda, usu ainult ja ta pääseb. Kui ta siis läks majja, ei lasknud ta kedagi endaga koos sisse tulla peale Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema. Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast, aga Jeesus ütles: ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle, teades, et tütarlaps on surnud. Aga Jeesus hüüdis tüdruku käest kinni võttes: tütarlaps, ärka üles. Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otse kohe üles. Ja Jeesus käskis talle süüa anda. Ja tütarlapse vanemad olid jahmunud, aga Jeesus keelas neid kellelegi seda rääkimast, mis oli sündinud. Aamen. Me võime istuda. Selle aasta vennastekoguduse suvepäeva teemaks on ärkamine või äratus. No mis asi see ärkamine selline on? Kui teile öeldakse ärkamine, siis te võite isekeskis mõelda, mis on esimene asi, mis teile meelde tuleb, kui kõneldakse ärkamisest. No mina ütlen ausalt, mulle tuleb äratuskell meelde. 12 aastat sai käidud koolis, iga 6:45, iga hommik seesama metallne heli, seesama äratuskell kogu aeg. No ei pruugigi nii positiivselt see sõna ehk tunduda, aga üleüldse, kui ka piiblis kõneldakse ärkamisest, kas see on surnust äratamine, kas see on unest üles ärkamine, siin on sellist segadust. Mis asi see on? Et siin samamoodi selles Jairuse tütre loos Jeesus ütles, et ta magab, aga ta oli surnud. Nii et küsimus ärkamisest ja küllap maailmas on päris palju erinevaid äratusjutlustajaid, erinevat moodi kõneldakse ärkamisest, et ka meil vennaste kogudusena see on väga oluline küsimus. Keda me äratama peame, kuidas me äratame ja mis asi see äratus on. Ja need on tänased küsimused, mida me puudutame. Eelmisel pühapäeval oli kiriku kalendri järgi antud teemaks varjatud Jumal. Ja nüüd ma pean küll vabandust paluma nende käest, kes kuulsid minu eelmise pühapäeva jutlust, et mõned inimesed on mitusada kilomeetrit sõitnud ja nüüd kuulevad natukene ka samu mõtteid, aga pole hullu, on ka midagi erinevat. Aga varjatud Jumal oli teemaks. Ja minu arust haakub see tänasega hästi, sest igal inimesel on olemas mingi loomulik usuline huvi, mingi selline religioosne huvi. Vahepeal arvasid teadlased, et mida rikkamaks ühiskond saab, mida suurem on heaolu, seda vähem on usku. See on ammu ümber lükatud. Ei ole nii, et vähem on usku. Ja kui me vaatame ka kaasmaalasi enda ümber, no ei saa öelda, et nad ei usu. Mulle kohati tundub, nad on kõike valmis uskuma, peale ristiusu. Kõik muu läheb. On kristallipoed, on kivikeste poeg ja nii edasi. Inimesel on mingi religioosne vajadus. Ta otsib midagi. Nii nagu kirikus Augustinus on öelnud, inimese südames on Jumala kujuline auk. Ta peab otsima. See on vajadus. Ja loomulik inimene oma loomuliku religioossusega tunnetab Jumalat. Ta tunnetab teda loojana, ta vaatab ringi seda looduse ilu ja ta saab aru, et on looja olemas, et on keegi, kes on käima lükanud kõik. Aga see on siiski varjatud Jumal. See on mingi väike infokild, just kui vari või peegeldus. Infot on väga vähe ja väga palju on segast. Ja nii sellise varjatud Jumalaga on umbes nii nagu see lugu, kuidas 3 pimedat katsuvad elevanti.
No üks pime katsub lonti, teine katsub jalgu ja kolmas katsub saba. Ja nad arvavad, et see ongi elevant. Et ainult lont on elevant, ainult saba või ainult jalad, aga nad on pimedad. Nad ei näe. Või saksa luuletaja Lessing on rääkinud sellise loo, kuidas üks isa suri ja ütles, et tal oli 3 poega, et see poeg, kellele ma oma lemmiksõrmuse jätan, see saab minu pärijaks. Ja siis, kui isa suri, ta oli teinud 2 identset koopiat sellest sõrmusest. Nii et kõik 3 poega said sõrmuse ja keegi ei teadnud, milline on õige sõrmus. No kujuta ette, pojad võisid päris vihased olla. Aga justkui on palju segast ja ebamäärast. Ja Jumalast loomulikul viisil, oma loomuliku usuga me teame midagi vähest, mingisuguseid kilde, justkui puslet paneks kokku, aga kõik on segamini väiksed pusletükid. Ta on looja, heakene küll, ta tahab meilt head. No südames me tunneme, me peaksime olema head inimesed Jumala ees, aga kas me oleme head? Kas me oleme siiralt head inimesed? Küllap keegi meist ei ole mitte alati hea. Ja kas ei ole nii, et selline Jumal, kes ta on olemas, ta on maailmale aluse pand, ta nõuab, et me teeksime head. Selline Jumal on nagu selline kauge isa. Selline isa, kes me teame, et ta on olemas, aga ta on kogu aeg kuskil kaugel tööl, kunagi teda meie lähedal ei ole ja kui ta tuleb, siis ta ainult nõuab meilt midagi. Ta nõuab, et meil koolis oleksid hinded head, et me saaksime elus hakkama. Ja kas pole nii, et sellist isa on väga lihtne vihkama hakata? Väga lihtne. Kes on kauge, kes ainult nõuab. Ja nii ma olen mõelnud, et ka need, kes nimetavad ennast ateistideks, no mina küll ei näe, et nad ei usu, et Jumalat olemas ei ole, nad ju vihkavad Jumalat. Seda sama kauget isa, loojat. Aga kuidas sa saad vihata kedagi, keda ei ole olemas? Nii et igal inimesel on mingi loomulik usk, mingi selline usuline huvi ja ta jõuab mingile teele sellega. Ja selle loomuliku religioossuse raames tänapäeval tehakse näiteks koostööd eri usundite vahel ja mõned ütlevad, et see ongi ainult tähtis, sest see haakub nii hästi meie tänase maailmavaatega, et kõik on suhteline, et tõde ei ole olemas. Vaadake, kui Jumal on varjatud, siis saabki koostööd teha. Kui me kõik teame killukesi, siis justkui on see võimalik. Ja kohati tundub, et kui Paulus kõneles Ateenas, et ateenlased, te olete kummardanud tundmatut Jumalat, ma räägin teile nüüd sellest Jumalast, kes annab ennast tunda, siis meie paljud tahame minna justkui vabatahtlikult tagasi selle tundmatu Jumala juurde, selle varjatud Jumala juurde. Kas see ei ole mitte lihtsam? Et on keegi olemas, keegi ehk natuke hoiab, aga ei ole midagi konkreetset, mingit tüliküsimusi ei ole. See on inimese loomulik religioossus. Ja armsad õed ja vennad, see on tupik. See on täielik tupik, see on spekulatsioonide rägastik, kus mitte midagi ei ole selget, mitte mingit kindlust, mingit rahu ja tegelikult pole peaaegu mitte midagi. Inimene ei tunne Jumalat oma loomulikus seisus. Ta kogeb teda varjatuna, aga Jumal on tema jaoks nagu elav tuli, nagu see küünlaleek minu kõrval. See ehk annab sooja, annab valgust, sellele ei saa läheneda. Kui sa paned käe siia sisse, see põletab, see on valus. Sa ei saa sellele ligi minna. Ja nii võime tegelikult öelda, et inimene oma loomulikus seisus on surnud Jumala jaoks. Ta on surnud. Jumal ja inimene elavad teistes maailmades, eraldi maailmades, kust ei ole ligipääsu kummalgi pool. Ja nii kui öeldakse, et Jairuse tütar oli surnud, ta oligi päriselt surnud. Kõik, see oli lõpetatud. Justkui enam ei ole mitte midagi. See on aus vastus. Me võime ehk mõelda, et inimestel on huvid ja neil ongi, aga elava Jumala suhtes nad on vaimulikult surnud oma loomulikus seisus, nii nagu me kõik oleme olnud. Ja see on nii nagu prohvet Esekiel, kunagi oli ühes orus, mis oli luid täis, no luud kõik, ja ta käest küsiti, kas need luud saavad elavaks. Ja ei tundu küll. No kuidas saavad luud elavaks saada? See on ju kõik lõpetatud, see on kõik juba kõdunenud. Ütleb, et sina tead, issand Jumal. Ja kui inimene on surnud, siis inimlikult ei olegi enam mitte midagi teha. Aga me teame, et on olemas üks, kes suudab surnust üles äratada.
Üks, kelle kohta me evangeeliumites loeme, et ta äratas üles Jairuse tütre Laatsaruse, kõik teised, kes ise võitis surma ja tõusis surnuist üles. Ja nii, see on ainult Jeesus Kristus. Ainult tema suudab äratada ka vaimulikult inimese surnuist üles. Ja tema jaoks on veel kõigil võimalus. Sellepärast ütleb, ta ainult magab. See on ajutine. Kõik võivad ärgata. Keegi ei ole päästest nii kaugel, keegi ei ole teinud nii palju pattu, et Jumala arm temani ei ulatuks. Kõigil on võimalus. Ja nii inimese vaimuliku ärkamisega ongi nii, nagu Jeesus äratas Laatsaruse. Johannese evangeeliumist võime lugeda. Laatsarus oli ka surnud, kivi oli haua ette pandud, see oli kõik. Ja siis Kristus ütles, veeretage kivi ära. Ja ta astus sinna haua juurde ja ütles, Laatsarus, tule välja. Ja surnu ärkas üles. Jeesuse sõna peale ärkas surnu üles. Ja nii Kristus on see, kes äratab meis elava usu. Oma loomu poolest me ei tunne Kristust. Me ei mõtle teda ise välja. Me ei jõua oma filosoofia või oma targutustega temani, aga Jeesus ise peab meid äratama. Tema sõna peab meieni jõudma. Ja nii kui loomulikus maailmas inimese ja Jumala vahel ei ole kontakti, siis evangeelium on üleloomulik. See on midagi, mis on teisest maailmast meile antud kingitusena. See ei ole siit. Ja kui Jumal on nagu taevakeha, mida me vaatleme, mille kohta me palju ei tea, siis Jeesus Kristus on nagu meteoriit, mis kukub sealt taevakehalt meile, tulega, kärtsu ja mürtsuga ja järsku meil on olemas kontakt. Ta on nagu meteoriit, mis meile siia maa peale kukub. Ja järsku Jumal ei ole enam varjatud. Ta ei ole enam see kauge isa või looja, ainult käima lükkaja. Järsku ta on meile lähedal. Ja see on äratus. Nii et tõeline vaimulik äratus on alati evangeelme. Alati selle keskmes on evangeelium Jeesusest Kristusest, kelles inimene ja Jumal saavad kokku. Ainult Jeesus on see, kes on surnust äratanud. Ainult tema ja ka täna on see ainult tema läbi. Ja kui minu käest küsida, et kuidas me siis äratame, seal ei ole mitte ühtki muud lahendust või võrrandit, kui ikka seesama kuulutus Jeesusest. Jeesus äratab üles ja ehk meil võib tekkida kiusatus. Inimesed ei saa Jeesust aru, ta elas nii ammu ja nii. See on põlvest põlve üks ja sama evangeelium, mis on andnud meie elule eesmärgi, lootuse ja rõõmu. Ainult Jeesus. Ka Pauluse ajal oli erinevaid mõttevoole. Esimeses Korintuse kirjas Paulus ütleb, et juudid nõuavad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust. No need olid tolla ja popid mõttevoolud. Aga meie kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Ja kui tänapäeval ka tundub, et ehk see ei kõneta või nii, meil ei ole muud teed kui ainult Jeesus, ainult see kuulutus temast. Nii nagu üks laulusalm ütleb, et give me that old time religion, eesti keeles, anna mulle vana head usku. Ikka seesama vana hea usk. Olgu, me mõistame, nüüd inimene on äratatud sõna läbi Jeesusest. Ta ärkab. Aga mis nüüd? Mis edasi? Kas nüüd on kõik korras? Ta on ju päästetud, nagu võib-olla vabakiriklikes ringkondades öeldakse. Kas äratust on veel vaja nendel inimestel? Ometi me ju kõik mõistame, et on. Et ka kõik need, kes on ehk kiriku liikmed, kes on ristitud, ka nemad vajavad äratust. Nad kõik ei võta ju usku ka tõsiselt, aga kes üldse võtab? Kuidas me mõõdame usku? Kas meil on olemas mingi mõõtevahend selline, et mõõdame siin, temal on palju usku, aga temal on vähe? Ei ole. Ja kas me ise oleme täiuslikud ja head inimesed? No samamoodi patused. Me vajame äratust veel. Ei piisa ainult sellest, et need, kes on täielikult vaimulikult surnud, vaid on veel neid, kes vajavad äratust. Rootsis oli kunagi üks selline äratusjutlustaja nagu Henrik Schartau ja ta oli Lündis abiõpetaja, nii et selleks, et olla suur äratusjutlustaja, ei pea olema piiskop ega suur kõnemees, piisab olla Lündis abiõpetaja ja tema kirjutised jutlused mõjutasid väga palju. Tekkis äratusliikumine, mis Lääne-Rootsis siiamaani on mõjukas.
Kas meil on meie seas täna ka mõni metodist? On ikka, nii et Schartau oli ka natukene nagu metodist, et see sõna tuleb sellest ju, et on mingi konkreetne meetod, kuidas Jumal inimese juures tööd teeb, kuidas ta tema päästab. Schartau üks taust oli see, et temast aru saada tuleb mõista, et ta lähtus väga tugevalt sellisest luterlikust arusaamast, et kogu piibel on kokkuvõetav kahe õpetusena, Jumala seadusena ja Jumala evangeeliumina. Seadusega Jumal nõuab, inimesed midagi evangeeliumiga pakub, kingib tasuta. Ja nüüd Schartau õpetas seda, et Jumal äratab iga inimese seaduse läbi. Ta ütleb inimesele, et vot, ma olen sind loonud, sa oled mulle midagi võlgu, tekib inimeses patutunne. Tekib tunne, et ma olen rikutud, ma vajan abi, ma ei ole suutnud elada nii, nagu ma peaksin elama. Temast tekib kuulekus Jumalale. Ja see on Jumala töö. Tema teeb seda. Inimene tahab nüüd kuuletuda Jumalale. Ja ta tahab ehk käia ka seda kuulekuse teed lõpuni välja, olla kuulekas. Nii et see on umbes nii, et kui sul on maja tolmu kogunud kõvasti, siis sa hakkad koristama. Usinaga hakkad koristama. Me kõik teame, kui me koristamisega peale hakkama, no alguses on ikka, läheb suure lepase reega läheb kõik muud, kui tolm saab pühitud. Või see on sama nagu põllu kividest puhastamine. No alguses põld ees hakkab muud kui kive viimaselt minema, et tekiks viljakas pinnas. Ja peagi inimene avastab, et see on väga raske. Seda tolmu on ikkagi niivõrd palju. See on ikka kohutavalt palju, et sellest lahti saada. Et neid kive on põllul, neid on rohkem, kui ma arvasin. Ma muudkui tassin neid kive ja neid on nõnda palju. Aga ikkagi omast jõust me pingutame edasi. Me ikka näeme vaeva, üritame Jumala tahet täita, omast jõust edasi ja üks hetk me oleme väsinud. Me oleme kurnatud, enam ei jaksa. See maja on lõputu. See põld, seal ei olegi viljakat pinnast, see on üks kivipinnas, üks hetk labidas lööb vastu kolksti. Kõik on kivi, siin ei kasvagi mitte midagi. Ja kui inimene jõuab selle olukorrani, siis tavaliselt on 4 varianti, mis võivad tekkida. Esimene variant on, et inimesest saab Juudas, kellel ei olegi enam lootust, ta läheb ja poob ennast üles. Sisuliselt ta läheb, ei ole mul mõtet, ma ei suudagi Jumala tahet täita, ma lähen ja hävitan oma elu, põletan kõik läbi või teen kohe otsa peale. Esimene variant. Teine variant, inimesest saab variser, silmakirjatseja. Ta justkui moe pärast toimetab neid kive ikka põllult minema ja siis näitab, et mina olen nõnda hea ja vaga inimene. See kõik on näitlemine, moe pärast kivide tassimine. Ja siis 3. variant, mis on ehk võib-olla kõige hullemgi, on need, kes siis ise võtavad asja oma kätte. Et kui Jumala seadust ei saa pidada, ma ei jõua seda pidada, siis tuleb see ehk lihtsamaks teha. See on nagu lugu ühest talumehest, kes silla ehitamiseks läks metsast palke tooma. Tõi palgid kohale, võttis mõõdulindi ja ikka ja jälle avastas, et palgid on liiga lühikesed. Mis oli lahendus? Ta lõikas mõõdulindi pooleks. Järsku olid palgid täpselt õige pikkusega. Ja võib tekkida selline mõtlemist, kui me ei suuda Jumala seadust täita, seda ütleme läbi saada, teeme selle lihtsamaks. Teeme selle nii, et kõik suudavad. Teeme nii, et kuule, pühakirjas on öeldud küll karmilt mingi patu ja selle kohta. No ega me tänapäeval enam nii ei usu, meil on moodne usk, et ega kogu piibel ei ole tähtis või piibli tunnistus. Tähtis on ainult see armastav suhe Jeesusega ja lõpuks inimene saab kõige mõõdupuuks. Ja see on lõpuks ikka üks ja seesama seaduse täitmine. Et ma teen seaduse oma lihtsaks, et ma suudan seda täita. See on väga ohtlik. Sest lõpuks ainukene variant, kui me oleme sellesse olukorda jõudnud, kus me enam ise ei jaksa, on evangeelium. Ja Schartau ütleb, see on teine äratus. Et kui inimene on ärganud sellisele Jumala tundmisele, saab aru, et ta peab head tegema, siis ta vajab, et tuleks see teine äratus, kus ta saab aru, et see kuulekuse tee, et ma olen Jumalale kuulekas lõpuni, et see on nagu kadalipp. Teate, mis on kadalipp? Kunagi karistati. See oli nii, et inimene läheb läbi sõdurite ahelika vahelt ja kõik sõdurid peksavad teda.
keppidega ja sa lähed läbi ja järjest raskemaks see läheb. Sinu seljalt koorub verd, kõik peksavad ja see ei lõppegi ära, see kuulekuse tee. Ja siis me peame jõudma selleni, et see on ainult arm. Et ainult Jeesus päästab meid. Et meie oma kuulekus, meie oma tunded, meie oma jõud, sellest ei piisagi. Ainult Jeesus. Ma olen seda palju kordi rääkinud, seda näidet kasutanud, aga see on ikka tabav, et Harald Põld kunagi tõi näite, et milline on Jumala arm. Ja ta küsis inimeste käest, et kas Jumala arm on see, et kui üks lammas kukub auku, siis ta on seal augus ja kas see on siis arm, et kui karjan ikkagi tuleb, üritab teda välja saada ja lammas siis natukene aitab kaasa, et tõstab oma pead ülesse poole ja et karjane saaks ta kätte, kas see on arm? Ja Põld ütleb, ei ole. Arm on see, et lammas kukub sinna kaevu, ta on haavatud, ta on vigane, ta ei saa ise mitte midagi teha ja karjane peab alla auku ronima, et ta sealt välja tuua oma õlgadel. See on arm. Ja see on see, mida Jeesus meile pakub. Ja siis ei maksa minust valesti aru saada. Head teod, usus kasvamine, see on usu vili. Aga see ei tule meist, tuleb ainult sellest, kui me Jeesusele vaatame ja kui Jeesus teeb meie sees tööd. See tuleb Jumalast. Nii et, armsad sõbrad, äratada on vaja lisaks nendele, kes on vaimulikult surnud, on vaja äratada juudaid, varisere, vabamõtlejaid. Kõik vajavad seda sama evangeelset äratust, Kristust. Ja siin on juba piirid segased. Kõik need, keda ma mainisin, nad võivad kõik olla kiriku liikmed. Nad võivad olla ristitud, leeritatud. Nad ehk ka käivad kirikus. Need piirid ei ole enam nii selge. Ja meie ei pea ehk ka väga palju nende piiride pärast mõtlema. Sest meie asi on evangeelium. Meie asi on ikka sellest samast Kristusest rääkida, nii neile, kes on väljas, kui neile, kes on sees. See on, mis meile on antud, millest me oleme ise osa saanud ja mida me saame jagada. Ja muidugi lisaks, kes veel vajab äratust, seda vajavad ka ärganud. Ka need, kes on saanud aru seadusest, kes on ka armust aru saanud, ka nemad vajavad äratust. Ikka veel, ka meie, kes me kõik siin oleme patused inimesed. Ja ma olen kuulnud sellist õpetust, et kui ikka inimene on uuesti sündinud kristlane, siis ta enam pattu ei tee, et ta on püha. See on üks ohtlik valeõpetus. Sest kui me oleme pühad ja me ei ole enam patused, saame omast jõust hakkama, siis meil ei ole Jeesust vaja. Meil ei ole enam Kristust vaja, kui me saame ise hakkama. Aga meie kõigi sees on üks rikutus. Ja kunagi oli üks vana sõjamees. Ta oli olnud noorpõlves sõdur, elanud teist elu, aga siis ta ärkas ja temast sai usklik kristlane. Ta käis kirikus, ta käis palvemajas, ta oli igat moodi eeskujuks kõigile. Ja ükskord ta jäi vanaks, põduraks ja ta oli suremas. Ja surivoodil oli tema juures tema tütar ja kohalik kirikuõpetaja. Ja surivoodil ta kaotas oma mõistuse. Ja siis ta hakkas järsku rääkima. Ja ta hakkas rääkima neid roppe nalju, mida ta sõduripõlves oli rääkinud, igasuguseid nilbusi ja rõvedusi. Ja kujutan ette see aastakümneid usklik mees, ja mida tema tütar pidi tundma. Nüüd, kui mõistus oli kadunud, kõik see patt, see mustus tuli sealt välja. Ja ta rääkis neid asju, kohutav häbi. Enne surma tal oli üks väike selguse hetk ja tema tütar küsis tema käest, et isa, kas sa Jeesusele ka jaksad mõelda? Isa ütles, ei jaksa, aga Jeesus mõtleb minu peale. Ja see on see tõde. Ükskõik, mis meiega juhtub, mis meie sees toimub. Jeesus mõtleb meie peale, kui me oleme temaga ühendatud ja tema tõotused jäävad, mis meiega juhtub. Tema ei jäta meid maha, ta ei lükka meid kõrvale, et sind ei ole mul enam vaja, sa oled liiga rikutud, liiga katki. Jeesus mõtleb meie peale. Ja nii usk ei saa seisneda ainult mingisuguses mõistuses või teadlikkuses, need kõik on kaduvad asjad. See on sügavam. Ja sellepärast lisaks usule on ka nii oluline ristimine, et me oleksime ristitud, et
Meil oleks üks selge märk, üks leping. Sest ehk Jumal võib meid päästa igat viisi, meie vajame seda lepingut. Meil on vaja, et kui on rasked ajad, kui tekivad kahtlused, meil on üks leping seina peal, me näeme, see leping on sõlmitud, Kristus on sinna alla kirjutanud, mina olen sinna alla kirjutanud ja see kehtib. Või et see on nagu üks pass, kui lähme reisile. Me saame läbi sealt turvakontrollist, meil on pass olemas, meil on üks kodakondsus. Sellepärast me seda vajame, et me oleksime usus ja ristimises Jeesusega ühendatud. Ja seda armu me vajame ikka pidevalt, ka meie, kes me oleme ärganud, kes me oleme vennaste koguduse liikmed, kes me oleme oma koguduste liikmed, ehk ka töötegijad, me vajame pidevalt seda armu ja see on ainult usust. Nii nagu Jeesus ütles Jairusele, ära karda, usu ainult ja ta pääseb. Ainult usu. Ja seda usku me saame sõna, palve, sakramendi, koguduse osaduse, kõige selle läbi ja see evangeelium on ikka meie jaoks uus. Ikka see annab meile jõudu, ikka see äratab meid igal päeval, ikka see annab meile rõõmu ja lootust igasse päeva, et me julgeksime elada. Ja armsad vennad ja õed, kui hea see on, et äratus ei sõltu meist, meie võimetest, meie kõnelemise oskusest, lauluhäälest, ükskõik millest. See on nii hea ja suur kergendus. Muidu oleks see ammu läbi, kui see meist sõltuks. See sõltub ainult Jeesusest. Ja Jeesus äratab inimesi elavale usule. Ja ka tänasel päeval teeb ta seda meiega, teeb ta seda kõigiga. Ja meie osa on oma eluga, tegude, sõnadega, ükskõik mis viisil seda evangeeliumi tunnistada. Tihti ehk rohkemgi eluga kui sõnaga. Sest see evangeelium on see, mille läbi me tunneme Jumalat. Ja see evangeelium on ainukene, mis äratab inimese tõelisele elavale usule Jumalaga. Aamen.